President Trump lõpetas just suure visiidi Hiinasse, kus kõnelusi domineeris Iraani teema. Kuna Hiina on Iraani suurim naftaostja, andis president Trump mõista, et Pekingi ja Teherani lahutamine võiks aidata sõda lõpetada, hoiatades samas, et sõjalised plaanid on valmis, kui diplomaatia ebaõnnestu. Samal ajal algatab Iisrael suure kohtuasja New York Timesi vastu arvamusloo tõttu, milles süüdistatakse IDF-i sõdureid seksuaalvägivallas. Jääge meiega, Jerusalem Minute on kohe algamas. Tere tulemast tagasi saatesse Jerusalem Minute siin JNS TV-s. Minu nimi on Josh Hasten ja minuga koos on Alex Trayman. Aleksei, hea sind stuudios tagasi näha. Hiljem tahaksin sinu reisist natuke rääkida. Aga kõigepealt keskendume president Trumpi reisile Hiinasse möödunud reedel, kus ta väitis, et suhted Pekingiga paranevad hoolimata teravatest erimeelsustest Iraani, Taiwani, kaubanduse ja teiste küsimuste osas. USA ametnikud kutsuvad Hiinat üles survestama Iraani sõja lõpetamiseks ja seal vaba laevanduse taastamiseks. Mida me praegu täpsemalt teame presidendi reisist, mis puudutab Iraani? Loomulikult mõjutab see väga tugevalt Iisraeli. Ma arvan, et on väga oluline mõista, et Trumpi globaalsel malelaual istub Hiina selle laua teisel poolel. Paljud sammud, mida tehakse Lähis-Idas, Venezuelas ja mujal, on mingil moel seotud Hiinaga. Trumpil on palju, millest rääkida. Pole juhus, et Trump läks Hiinasse ajal, mil Iraanis oli vaikus. Et uut sõjalist operatsiooni ei tule enne, kui Trump on tagasi Ameerika Ühendriikides. Ja see visiit on nüüdseks minevik. Kindlasti on Taiwan, tollimaksud, need on ülimalt tähtsad küsimused. Mingil määral polnud Iraani küsimus see, millega Trump tingimata tahtis tegeleda. Aga ilmselgelt, kui Hormuzi väinad suletakse, mõjutab see Hiinat palju rohkem kui Ameerika Ühendriike. Ma olen kindel, et Hiina on väga rahulolematu selle üle, et tema soodushinnaga naftatarnija Iraan ei suuda enam seda tarnet pakkuda. Samal ajal tahab president Trump Xi Jinpingilt väga palju. Nii et kui ta vaatab oma globaalset malelauda ja kõiki neid küsimusi, mille osas Trump võib soovida järeleandmisi, siis Iraan on tõenäoliselt kõige lihtsam, mille osas järeleandmine teha. Sest Iraan on ju hävitatud, eks. Trump võttis selle nupulaualt ära. Ja praegusel hetkel ei hakka Hiina eraldi pingutama, et siin laual mingit nuppu päästa. Ma mõtlen, et see on nagu pöördumatu kulu siin. See tähendab raha panemist väärtust kaotavasse varasse, mida ma ei usu, et Hiina oleks kavatsenud teha. Nii et see annab Xi Jinpingile võimaluse selles ühes küsimuses järele anda. Ja võib-olla see kahjustab Trumpi mõnedes teistes küsimustes, sest Xi Jinping teeb selles küsimuses järeleandmisi. Nii et see on kindlasti seotud sellega, mis toimub Hormuzi väinas. Me tahame näha, mis seal juhtub. Hiinal on huvi selle avamise vastu. Ja need avaldused, mida me temalt kuulsime, on selles suunas, et ta tahab aidata president Trumpi ja sellele konfliktile lõppu teha. Konfliktile, mille Hiina tahab kindlasti pigem varem kui hiljem lõpetada. Nii et president ütles tegelikult, et Hiina lubas mitte saata Iraanile sõjalist varustust, öeldes, et see oli suur avaldus. Ja vaatame seda klippi. Ta ütles, et ta ei anna sõjalist varustust, see on suur avaldus. Ta ütles seda täna, see on suur avaldus. Ta ütles seda kindlalt, aga sama peal ütles ta ka, et nad ostavad sealt palju oma naftat ja tahaksid sellega jätkata. Ta tahaks näha, et Hormuzi väin oleks avatud. Nii et kas me tõesti usume, et Hiina eemaldub Iraani mõjusfäärist praegusel hetkel? Kui vaadata, mida Trump ütles, et Xi Jinping lubas, nimelt mitte saata relvi Iraani. Nii et Xi Jinpingil on lihtne Trumpile öelda ja mida ma selle eest sinult tahan, on see, et sa ei saadaks relvi Taiwani. Ameerika oli saatnud palju relvi, et heidutada Hiina Taiwani tungimast, mis Ameerika jaoks on mitmes mõttes palju olulisem ja tõsisem küsimus kui Iraani teemad. Nii et kui Hiinal on eesmärk näha, et vähem USA relvi saadetakse Taiwanile, siis on neil üsna lihtne öelda, et kulge, see on see, mida me tahame ja me ei saada relvi Iraani. Samal ajal Alex president postitas eelmisel reedel Truth Socialis, vihjates, et Iraani sõjaline hävitamine jätkub. Võib-olla viidates sellele, et me võime näha USA'd koos Iisraeliga samal ajal Iraani ründamas. President ütles ka, et võib-olla oleks ta nõus Iraani tuumaprogrammi 20 aastaks külmutama. Vaatame seda klippi. 20 aastat ei ole sinu jaoks piisav, see peab olema täiuslik. Ei, 20 aastat on piisav.
aga nende poolt antud garantii tase ei ole piisav. Teisisõnu, see peab tõesti olema 20 aastat. Nii et meil on probleemiks need 20 aastat ja ka rikastatud uraan, mille väljaviimiseks Iraanil ilmselt puudub tehnoloogia. President pakkus välja, et USA või isegi Hiina võiks aidata rikastatud uraani välja viia. Võtame need kaks asja eraldi. Ma usun, et president tahab vähemalt psühholoogilisest vaatenurgast kokkulepet. Lõpuks tead, kas see on kokkulepe, mille iraanlased enne saavutavad? Kas toimub uuendatud sõjaline tegevus või, mis on tõenäolisem, ja sellest räägime kohe, toimub uuendatud sõjaline tegevus. Aga lõpuks saadakse mingisugune kokkulepe. Nii et Trumpi jaoks, kui ta saab iraanlastelt 20 aastat lubadust, et neil ei ole tuumarelva, siis see on Ameerika vaatenurgast igavik. Kindlasti iraanlaste vaatenurgast mängivad nad pikka mängu. 20 aastat ei pruugi olla liiga pikk aeg. See, mida Trump ütles, on väga oluline. Oluline on see, et peab olema tagatised, et 20 aasta jooksul ei toimu mingit liikumist uraani rikastamise suunas. Ja see erineb veidi JCPOA-st, sest mida peaminister Netanyahu ja endine USA suursaadik Ron Dermer ütlesid, oli see, et algses JCPOA-s olid aegumisklauslid, mis sisuliselt sillutasid teed Iraani tuumarelva poole. Aga erinevus seisneb selles, et tol ajal oli Iraanil kogu tuumataristu juba olemas. Oli teada, et neil oli juba uraani rikastatud kuni 60%, mida saaks väga kiiresti rikastada relvakõlbliku 90% tasemeni. Nii et Trumpi jaoks tähendab see, mida ta ütleb, et okei, me võtame 20 aastat, aga põhjus, miks me selle 20 aastaga nõustume, on see, et Iraanil pole tuumaprogrammi. Kõik tuumarajatised on hävitatud, kõik tuumateadlased, juhtivad tuumateadlased on mõrvatud. Nii et 20 aasta pärast peaksid nad alustama täiesti nullist. Samal ajal saab Iraan lubada, et nad ei tee 20 aasta jooksul midagi. Iisrael võib seejärel öelda, et olgu, meil on kokkulepe 20 aastaks. Aga kui me 20 aasta pärast näeme, et te hakkate oma tuumaprogrammi uuesti üles ehitama, siis me ründame seda uuesti. Nii et kui sa saad 20-aastase vaherahu ja 20-aastase garantii, kus Ameerika Ühendriigid, IAEA ja Iisrael võivad olla kindlad, et Iraan ei arenda tuumaprogrammi, siis sa võtad selle pakkumise kohe vastu, sest see ongi see, mis laual on. Ja sa loodad, et 20 aasta pärast, kui neil pole mingit tuumaprogrammi, saad sa uuesti ähvardada väga karmide sanktsioonidega, kui nad liiguvad tuumarelvade suunas. Nii et sa loodad, et 20 aasta pärast on sul piisavalt mõjujõudu ja stiimuleid, et nad ei pöörduks tagasi tuumaprogrammi juurde. Nii et Alex, kogu selle taustal, praktiliselt siin ja praegu, teatati meile nädalavahetusel, et Iisrael ja USA teevad seni kõige intensiivsemaid ettevalmistusi Iraani ründamise jätkamiseks, võib-olla juba sel nädalal. Mida me teame? Mida me saame siin toimuva kohta kinnitada? Juttu on palju. Tead, me näeme uudisartikleid erinevates väljaannetes. Mõnda neist ei saa usaldada, mõnda saab omavahel kokku panna. Aga sa kuuled ka Iisraeli ametnike avaldusi, et nad usuvad, et sõda on vältimatu. Ja Trumpi jaoks on ilmselgelt esimene ja kõige tähtsam eesmärk taastada laevaliiklus Hormuzi väinas ja teha see püsivaks. Ilma Iraani maksudeta nendes väinades, ilma Iraani ähvarduseta kahjustada laevu kiirkaatrite või muude meetoditega. Nii et esimene operatsioon saab kindlasti olema kõigi nende kiirkaatrite kõrvaldamine, et tagada laevade vaba liikumine Hormuzi väinas. Sest Trump ei saa olukorda sellisena jätta. Ta võiks otsustada loobuda tuumaküsimusest, ta võiks otsustada loobuda režiimi vahetusest. Ta ei saa loobuda Hormuzi väinast, sest tema liitlased, nagu Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia ning Katar, sõltuvad samuti naftavoolust. Eurooplased sõltuvad naftavoolust läbi Hormuzi väina. Selle olukorra põhjustas Trump sõjalise operatsiooniga Epic Fury. Nii et tema peab selle lahendama. See on eesmärk number 1. Eesmärk number 2 on rikastatud uraan. Ma usun, et Iisraeli jaoks, nagu me kuulsime peaminister Netanyahult paar nädalat tagasi, praegu on Iisraeli jaoks peamine eesmärk saada see rikastatud uraan välja, sest arvatakse, et isegi 60% rikastatud uraaniga on Iraanil võimalik jõuda relvakõlbuliku materjalini. Aga samuti on olemas võimalus luua mingisugune räpane pomm,
mis ei pruugi olla tuumapomm, kuid võib põhjustada tohutut kahju. Seega tuleb see kindlasti välja viia. On ilmne, et president eelistaks, et Iraaniga sõlmitaks mingisugune kokkulepe, et Iraan põhimõtteliselt taanduks, samal ajal kui Ameerika Ühendriigid ja nende partnerid läksid hankima seda, mida president Trump nimetab tuumatolmuks, ehk 60% rikastatud uraani, mis arvatakse olevat maa alla peidetud. Aga kui Iraan ei kavatse sellele lepingule alla kirjutada, et lubada Ameerika Ühendriikidel sisse minna, siis usun, et Iisrael ja Ameerika Ühendriigid valmistuvad või on juba ette valmistanud erioperatsiooni, et jõuga sisse minna ja see sealt välja tuua. Ja seega tuleb tegelikult väed kohale saata. Sul tuleb väed kohale saata, et kaitsta neid, kes sinna sisse lähevad ja töötavad rikastatud uraani väljatoomise nimel. See on väga tundlik operatsioon ja sa pead veenduma, et ükski Iraani relvastatud mees ei pääseks sellele lähedale. Nii et tundub, et tõenäoliselt saadetakse väed kohale. Ja samal ajal, kui sa tegutsed ning räägid Hormuzi väina avamisest, tegutsed sa Iraani sees, et saada kätte rikastatud uraan. Ma usun, et sa näed, kuidas Iisrael ja Ameerika Ühendriigid ründavad mõningaid teisi ballistiliste rakettide rajatisi, mille nad on tuvastanud selle vaherahu ajal. Ja vaherahu andis Iisraelile ja Ameerika Ühendriikidele võimaluse teha tõhustatud seiret ja luuretegevust. Nii et praegusel hetkel usun ma, et neil on veel mitmeid sõjalisi sihtmärke, mida nad tahavad tabada. Tõenäoliselt tahavad nad kõrvaldada ka mõned võtmeisikud, kes on olnud kokkuleppe suhtes vaenulikud. Või siis IRGC kontrolli säilitamise mõttes riigi üle. Nii et soovitakse jõuda natuke lähemale režiimi muutusele. See on operatsioon, mis võib minu arvates kesta mitu nädalat. Ma ei usu, et see kestab nii kaua kui esimese operatsiooni 6 nädalat. Kindlasti on olemas mõtteviis, et soovitakse võimalikult kiiresti sisse minna ja välja tulla. Aga mõte, et see võiks kesta 2–3 nädalat, on veel üks asi, mis võib juhtuda ja seda on mõned allikad ka maininud. Ameerika Ühendriigid võiksid hõivata Harki saare, mis asub sügaval Pärsia lahes ja kust Iraan tegelikult ekspordib suurema osa oma naftast. Nii et need on mõned asjad, mis võivad juhtuda. Mis puudutab Iisraeli, siis iisraelased ütlevad, et see võib juhtuda kohe. See võib juhtuda paari päeva jooksul. See võib juhtuda järgmise nädala jooksul. Nii et me peame lihtsalt ootama ja vaatama, mis juhtub. Eks me näe, mis juhtub. Ma mäletan, et see oli paasapüha ajal, kui esialgne relvarahu kehtis ja tundus, et kokkulepet ei tule. Ja siis viimasel hetkel siiski jõuti kokkuleppele. Nii et peame nägema, kuidas see nädal kujuneb. Sa ei suuda kokkulepet saavutada, kui pole väga tugevat sõjalist survet. Ma mõtlen, peaminister Netanyahu ütles, et tuleb läbi rääkida tule all. Ja ma kaldun selle hinnanguga nõustuma. Aga siin president Trump, tema valis relvarahu. Aga on väga reaalne oht sõjaliste tegevuste taasalustamiseks. Nii et ainult siis, kui sõjaline oht on väga tugev ja vahetu ning sinu sõrm on sisuliselt nupul. Just siis on võimalik mingisugusele kokkuleppele jõuda. Ma ei räägi kõigi iisraellaste eest, aga ma tean, et paljud oleksid valmis tagasi pommivarianditesse minema, kui see tähendaks Iraani ohu, eriti tuumaohu, ballistiliste rakettide ja kõige sellega seonduva olulist vähenemist. Me oleme vastupidav rahvas, nii et vaatame, mis sel nädalal juhtub. Samal ajal, Alex, sa mainisid mõni minut tagasi Araabia Ühendemiraate. Kõik need raportid tulid viimastel päevadel välja, et peaminister Netanyahu ja tema meeskond külastasid Araabia Ühendemiraate sõja ajal Iraaniga. Meile öeldi siis, et Iisraeli kaitseväe staabiülem, Shin Beti juhid, ma usun Mossadi juhid, kõik külastasid Araabia Ühendemiraate Iraani sõja ajal. See kõik on viimastel päevadel avalikuks tulnud, mida me nende visiitide kohta teame, kui olulised need on, millest räägiti. Mida me praegu teame? Esiteks me nägime, et peaministri büroo ütles, et peaminister tegi justkui salajase visiidi Araabia Ühendemiraatidesse. Ja siis Ziv Agmon, kes tol ajal oli staabiülema kohusetäitja, on nüüdseks tagasi astunud erinevate avalduste tõttu, mis tulid välja ja mille ta oli teinud. Sellest me ei hakka isegi rääkima, aga ta astus tagasi. Ja nüüd on ta avaldanud teavet, et Netanyahu tervitati seal kuningatele omase austusega. Ta andis üksikasju, et Iraani kroonprints Sheikh Ben Zayed sõidutas Netanyahu tegelikult oma isikliku autoga lennujaamast Paleesse.
samuti on avalikuks tulnud, et Iisrael lubas selle reisi ajal Iron Dome'i raketitõrjesüsteemi patarei. Ja varem oli teatatud, et Iisrael võis saata Iron Dome'i patarei, mis minu arvates oli uskumatu žest ja midagi sellist, mida Iisrael ise väga vajab. Neil on vaja kõiki Iron Dome'i patareisid, mis neil olemas on. Aga Araabia Ühendemiraadid said Iraanilt tegelikult rohkem rünnakuid osaks kui Iisrael. Nii et see, et Iisrael suutis seda tehnoloogiat anda araablastele, Araabia Ühendemiraatidele, on väga oluline žest, mis tõenäoliselt päästis elusid Araabia Ühendemiraatides. Ja see reis ise, ma arvan, näitab tõesti, kuidas mõned neist Araabia riikidest vaatavad Iisraeli poole. On olnud varasemaid teateid ja ma nägin seda ajalehest Times of Israel. Meil oli terve artikkel sellest, kuidas kõik Lähis-Ida riigid olid selle sõja pärast Iisraeli peale vihased. Need riigid tahtsid, et Iisrael teeks seda, mida nad tegid. Nad tahavad, et Ameerika Ühendriigid selle töö lõpetaksid. Ja seega Netanyahu võõrustamine on minu arvates väga oluline žest, mis lihtsalt näitab Netanyahu staatust laiemas Lähis-Idas ja kuidas need riigid pöörduvad Iisraeli poole. Väga hea märk näha sellist koostöötaset ja et Abrahami kokkulepped, normaliseerimisleping, mis sõlmiti Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Iisraeli vahel, püsivad kindlalt ka selle konflikti ajal. Alex, vahetame siin teemat. Sina ja mina teame mõlemad väga hästi, kui oluline on meedias toimuv lahing ja faktide õigsus. Sellepärast JNS on ju olemas. Ometi avaldas New York Times mõned päevad tagasi arvamusloo, mille autoriks oli Nicholas Kristof, üks nende kaastöötajatest, üks nende vanem kaastöötajatest. Kõigi nende süüdistuste taustal Iisraeli vastu, sealhulgas väited, et Iisraeli koerad vägistasid Araabia vange vanglates, kaevab Iisrael nüüd New York Timesi selle arvamusloo pärast kohtusse. Peaminister Benjamin Netanyahu, välisminister Gideon Saar teatasid möödunud neljapäeval, et algatavad kohtuasja New York Timesi vastu. Selle eest, et nad avaldasid, mitte kõiki trükkimist väärivaid uudiseid, mida nad nimetasid üheks kõige koledamaks ja moonutatumaks valeks, mis kunagi Iisraeli riigi vastu avaldatud. Ja siin me praegu seisamegi. Siin on palju lahti harutada, eriti selle loo ajastuse osas. Iisrael avaldas väga mahuka raporti seksuaalse väärkohtlemise kohta, mis leidis aset 7. oktoobril. Tuhandete tunnistajate, fotode, videote ja dokumenteeritud materjalidega, mis näitavad seksuaalvägivalla taset, mida Hamas 7. oktoobril toime pani. Seega pole üllatav, et samal nädalal, kui Iisraelil on olemas täielik raport Hamasi poolt toime pandud seksuaalse väärkohtlemise ulatusest ja tasemest, et Nick Kristof avaldab New York Timesis loo, milles väidab, et tegelikult paneb seksuaalset väärkohtlemist toime Iisrael. See ongi selleks, et täielikult moonutada, kõrvale juhtida ja tähelepanu hajutada tegelikust raportist, mille Iisrael avaldas. Nüüd, Nicholas Kristofi veerul on põhimõtteliselt 14 allikat. Ilmselt tehti väga vähe faktikontrolli. Need 14 allikat on teadaolevalt seda infot andnud ja mõned neist organisatsioonidest, keda tsiteeriti, on kurikuulsad Iisraeli vastased organisatsioonid. Nii, ja siis ma arvan, et see, et Kristof ütles edasi, et koerad tegelikult osalesid seksuaalses väärkohtlemises, oli nagu kingitus. Sest kui ta poleks seda öelnud, siis ma arvan, et Iisraelil oleks palju raskem kõrvale juhtida tähelepanu sellest, mida Nicholas Kristof tegi. Aga see, et ta läks nii kaugele, lõi ta sisuliselt selle, mida iisraelased nimetavad üheks kõige hullemaks verelaimuks kaasaegses ajaloos. Aga see kogu periood on olnud täis verelaime. Genotsiidi süüdistus on verelaim. Täpselt seda see ongi. See on puhas verelaim. Iisrael sooritab genotsiidi Gazas, et Iisrael on see, kes paneb toime seksuaalset väärkohtlemist. Mida tähendab see, et välisminister ja peaminister teatasid kohtuasjast? Me peame nägema, kuidas see välja näeb. Me ei tea, millised on mehhanismid, kuidas riik saab ajakirjaniku või väljaannet kohtusse kaevata. Seega peame ootama ja vaatama. Kas see kohtuasja tegelikult ka edasi liigub ja mis võiks olla sellise arvamusloo eest võimalik tasu või karistus?
kuule, sa tead, me oleme varem kuulnud, kuidas Iisraeli või täpsemalt Mossadi süüdistati selles, et nad koolitasid delfiine Iisraeli heaks spioonideks. oleme kuulnud, et Iisrael kasutas mingisugust kosmoselaserite süsteemi, kõiki neid õõvastavaid laimu. Aga see siin ületab vist kõik, tead. Et Iisrael koolitas need koerad vange vägistama. Aga tead, New York Times ise nägi hiljuti oma kontori ees protesti, mis oli suunatud nende kajastuse vastu selles veerus. Nii et jah. Ja ma vaatasin New York Timesi, nad postitasid selle artikli X-i ja ma lugesin kommentaare. Ja siis tead, keegi kommenteeris seal, ma ei mäleta, kes see oli ja ma ei mäleta, kas see oli usaldusväärne allikas. Aga keegi ütles, tead, Nad panid Stete Imani vanglas üles ekraanid, et varjata kaamerate eest seksuaalset väärkohtlemist, mis nende ekraanide taga toimus. Õige. nii et sul polegi ühtegi salvestist seksuaalsest väärkohtlemisest. Keegi väidab, et selle taga toimus seksuaalne väärkohtlemine, aga sul pole selle kohta tegelikke tõendeid. See on lihtsalt ümberpööramine. See on ümberpööramine. Me näeme, et progressiivsed teevad seda, Hamas teeb seda. Mida iganes nad sulle teevad, süüdistavad nad sind selles, et sa teed seda neile. Ja just see ongi. Jah, täiesti nõus. Ja ajastus, mul on hea meel, et sa sellele tähelepanu juhtisid, väga oluline, aga see ongi New York Times. Räägime, Alex. Meil on siin Iisraelis valimiste hooaeg ja praegu näeme, kuidas see selle nädala jooksul areneb. Aga on olemas eelnõu Knesseti laiali saatmiseks ja valimistele minekuks. See võtab ikka umbes 90 päeva, rohkem või vähem. Ultraortodoksne partei ütles, et nad on kaotanud usalduse peaministri vastu. Sul oli Ofrakats, peaminister Netanyahu koalitsioonigrupp, kes esitas sel kolmapäeval eelnõu Knesseti tegelikuks laiali saatmiseks. Me teame, et seaduse järgi peavad valimised toimuma hiljemalt oktoobriks. Nüüd olemegi mais, seega jäävad juuni, juuli, võib-olla ka august ja september. Tõenäoliselt räägime varasest septembrist, kui see eelnõu läbi läheb. Kas oktoobril ja septembril on üldse mingi suur vahe? Või oli see lihtsalt peaminister Netanyahu, kes ütles, et see on parim aeg? Ma arvan, et sellel on mõned põhjused. Peaminister Netanyahu võib praegu tahta jõuda valimisteni, mis toimuvad sisuliselt peaaegu 2 kuud varem, eks. Valimised on kavandatud 27. oktoobrile. Kui need valimised toimuvad, siis tõenäoliselt septembri alguses umbes Rosh Hashana püha ajal, tõenäoliselt vahetult enne Rosh Hashanat. Ja peaministri jaoks võib sellel olla mitu põhjust, miks see olukord on parem. Esiteks, nagu te mainisite, algab nüüd valimiste hooaeg. Nii et mida me hakkame nägema? Me näeme, et arutelu muutub väga mürgiseks. Hakkame nägema, kuidas pannakse üles neid mürgiseid ja kohutavaid plakateid. Ja tead, kui kaua riik peab sellega tegelema, on midagi, mille üle tasub mõelda. Võiks olla suuri eeliseid, kui öelda, tõmbame plaastri lihtsalt maha ja teeme valimised võimalikult kiiresti ära, eks. Nii et meil tuleb selles olukorras olla vaid veel 90 päeva, mitte veel 150 päeva. Nii. Mida iganes me saame teha, et see kiiremini läbi saaks, võib see anda peaministrile natuke suurema eelise enne, kui tema vastased jõuavad ümber organiseeruda. Võid näha, et mõned uued parteid püüavad jalgu alla saada. Need lisanduvad 50-60 päeva võivad anda uuele parteile rohkem aega, et rohkem hääli saada. Nii et peaminister vaatab ilmselt praegust poliitilist maastikku ja ütleb, teate, teeme selle ära. Nüüd Haredide jaoks, eks ole, need ultraortodoksed parteid saavad avalikkuses nii kõvasti pihta kogu selle ajateenistuse seaduse küsimuse pärast. Ja nad otsivad võimalusi, kuidas nende noored saaksid vältida sõjaväeteenistust. Nüüd kogu riik, ma arvan, välja arvatud Haredid, on paremalt vasakule ühtne selles, et iga teenistuskõlblik mees peaks olema kohustatud sõjaväes teenima. Kuidas saab olla nii, et mõned sõdurid, eriti teised usklikud sõdurid rahvuslikust usukogukonnast, Tati Lumi kogukonnast, teenivad 300-400 päeva eesliini lahingoperatsioonides? Ja need teised usklikud mehed istuvad kodus. Me tegelikult just lugesime sel nädalal Toora lõigust, Bamidbari lõigust, loendamisest. Ja kogu selle loendamise eesmärk ongi see. Iga üks vanuses 20-60, iga mees vanuses 20-60 peab minema armeesse, eks? Ja see on Toora kohustus. Nii et see, et Toora õpetlased, nii-öelda Toora õpetlased ei lähe, see lihtsalt ei kõneta avalikkust. Seetõttu saavad nad väga kõvasti pihta.
mida nad vajavad? Nad vajavad, et nende toetajad tuleksid välja võimalikult suurtes arvudes, et nad saaksid järgmises valitsuses olla kuninga tegijad. Nende arvates eelistaksid nad olla Netanyahuga koalitsioonis, sest Netanyahu vajab neid, et valitseda ja omada stabiilset valitsust. Sest ideoloogiliselt eelistaks Netanyahu, olen selles kindel, valitseda tsentrist. Probleem on selles, et tsentristlikud ja vasakpoolsed parteid on ebastabiilsed ning muudavad oma nõudmisi koalitsioonileppe keskel. Ultraortodoksed parteid on üsna läbipaistvad selles osas, millised on nende niinimetatud vajadused või nõudmised juba alguses. Ja peaminister Netanyahu on suutnud nende nõudmisi hallata. Ja see ongi põhjus, miks see valitsus kestis peaaegu kogu oma ametiaja. Nii et nad võivad valida, et nemad on need, keda süüdistada. Ja Netanyahu võib tegelikult eelistada, et nemad oleksid need, keda süüdistatakse siin enne tähtaegsete valimiste esilekutsumises. See kõik on valimispoliitika, positsioneerimine ja sepitsused. Aga ma arvan, et peaminister võib näha siin tegelikke eeliseid enne tähtaegsete valimiste korraldamises. Jätkub, kindlasti hoidke end kursis ja külastage gns.org, et saada kogu valimiste kajastust, mis on juba alanud, teate küll, tutvustades erakondi ja kõiki esindajaid, kes võivad sel sügisel järgmisse Knessetisse valituks osutuda. Ja kui vaadata, mis need järgmised valimised endast kujutavad, siis on see ilmselgelt eelkõige rahvahääletus Netanyahu üle. On inimesi, kes toetavad peaministrit ja usuvad, et keegi teine poleks suutnud seda sõda paremini juhtida. Esiteks, kui Biden oli ametis ja eriti siis, kui Trump oli ametis, siis arvati, et just seda meest oli sel ajal vaja, et keegi pole võrreldav Netanyahuga. See on üks pool. Ja siis on teisel pool inimesed, kes arvavad, et 7. oktoobri rünnak leidis aset tema ametiajal. Siin ei ole mingit vastutust. See on suurim katastroof kaasaegse riigi ajaloos, vähemalt alates 1973 aastast. Pole olnud mingit vastutust, pole uurimiskomisjoni. Ja isegi enne 7. oktoobrit oli ta juba võimul olnud. Nüüd on ta demokraatias ametis olnud peaaegu 20 aastat. Ma mõtlen, et maailmas pole ühtegi demokraatlikku liidrit, kes oleks olnud kauem võimul kui Netanyahu. Ja 20 aastat on liiga pikk aeg. Ja inimesed lihtsalt arvavad, et tuleb edasi liikuda järgmise juurde, ükskõik mis. Nad ei tahtnud, et ta oleks 7. oktoobril peaminister. Ja eriti pärast 7. oktoobrit ei taha nad, et ta oleks peaminister. Ja nad tahavad lihtsalt iga hinna eest, et ta lahkuks. See on esimene probleem. See on lihtsalt rahvahääletus Netanyahu üle, muide. See oli sama teema, mille üle eelneva 5 aasta jooksul toimunud 5 järjestikust valimist käisid. Lihtsalt rahvahääletus Netanyahu üle. Aga teine osa sellest on lihtsalt see, kes on koalitsioonipartnerid. On selge, et Naftali Bennett, kes just ühines erakonnaga koos Yair Lapidiga ja need 2 poliitilist sõpra on omavahel kokku leppinud, et teha koostööd. See on juba 3. kord. Nad tegid seda esimest korda, ma arvan, et see oli 2012. Aastal tõrjudes parempoolsed parteid kõrvale ja sundides Netanyahud valitsema koos vasakpoolsetega. Nad tegid seda ka 2021 aastal, kui Naftali Bennettist sai peaminister rotatsioonileppe raames koos Yair Lapidiga. Ja nüüd teevad nad seda jälle. Ja nii süüdistav või vihjab Netanyahu, et kui Bennett ja Lapid suudavad valitsuse moodustada, siis ainus viis selleks on koos Araabia parteidega, kellega nad ka eelmisel korral koos istusid. Ja see oli esimene kord Iisraeli ajaloos, kui valitsusse toodi enesemäärakletud sionismi vastane partei. Ja ainus põhjus, miks see Araabia partei valitsusse toodi, oli selleks, et Netanyahu võimult kõrvaldada. Nii et nad ületasid sisuliselt poliitilise punase joone ja läksid vastuollu kõigi teiste väärtustega, mis iisraelastel olid. Sest nad arvasid lihtsalt, et Netanyahu peaministrina on riigile või nende egodele suurem oht kui Araabia partei valitsuses. Nii et nad istusid koos Araabia parteiga. Nii et põhimõtteliselt ütleb Netanyahu ühel poolt, et kui te hääletate Bennetti poolt, siis te hääletate selle poolt, et Araabia partei oleks valitsuses. Ja teisel poolt istub Netanyahu koos haredidega. Ja kui Netanyahu, ultraortodoksed parteid ja rahvusreligioossed jõud suudavad saada 61 või rohkem kohta, siis Netanyahu moodustab taas parempoolse valitsuse ja istub koos haredidega. Nii et see taandub põhimõtteliselt valikuks, kas valitsuses on araablased või ultraortodoksid. Need ongi need 2 teemat. Praegu pole siin peaaegu üldse platvorme. Ükski partei ei ütle, et okei, need on asjad, mida ma järgmise 5 aasta jooksul teen.
tegelikult pole erilist arvamuste erinevust selles, kuidas sõda peaks siit edasi kuni selle lõpuni läbi viidama, ükskõik milline see lõpp ka poleks. Tegelikult ei räägita eriti Palestiina riigi loomisest või mitte loomisest, sest praegusel hetkel saavad isegi need vasakpoolsed, kes varem toetasid Palestiina riiki aru, et praegu pole mingit võimalust Palestiina riiki luua. Nii et tegelikult pole mingeid tõsiseid küsimusi, mille poolt sa hääletad on kas Netanyahu või mitte Netanyahu ning kas araablased sinu valitsuses või haredid sinu valitsuses. Väga huvitav ja näeme, kuidas see kõik välja kujuneb. Me alles alustame siin, vaatame, kuidas see hääletus sel nädalal läheb ja kas me tõesti liigume enne tähtaegsete valimiste suunas. Samal ajal on meil Gazas ikkagi enam-vähem relvarahu. USA suursaadik Iisraelis Mike Huckabee ütles sel nädalal, et Iisrael võib olla sunnitud Hamasi ise relvituks tegema, kuna selle kohta on üha rohkem märke. Islamistlik terrorirühm taastab oma kontrolli Gaza üle. Hamas, ikka ja jälle oleme rääkinud sellest, et nad ei kavatse relvi maha panna. Kes siis tegelikult relvituks teeb? Ma ei tea. Võib juhtuda, et ainus, kes on valmis seda tegema, on Iisraeli kaitsevägi. Kui see juhtub, üks asi, mida ma loodan, palvetan ja nõuan, et sellega peab kaasnema, on see, et maailm ei saa hukka mõista Iisraeli selle eest, mida ta ise ei julgenud teha. Nimelt Hamasi kukutamine. Nii et kui Iisrael jääb ainsaks, kes on valmis tegema seda, mida kõik peavad vajalikuks, et Gazal oleks tulevik. Siis ma lihtsalt loodaksin, et maailm tänab Iisraeli selle eest, mitte ei mõista neid hukka. Nii et küsimus on, kus oleksid Ameerika Ühendriigid selles kõiges? Kui suursaadik Huckabee ütleb, et Iisrael peab üksi tegutsema, kas ta vihjab, et president Trumpil on Gazast küllalt ja ta tegeleb juba teiste asjadega? Mida arvame suursaadik Huckabee kommentaaridest? President Trumpi esitatud 20-punktiline plaan ütleb väga selgelt, et lisaks pantvangide vabastamisele peab Hamas relvad maha panema. Suursaadik Huckabee ütleb seda, mida kõik teavad. Ainus jõud, mis suudaks Hamasi relvituks teha, on Iisraeli kaitsevägi. Hamas ei kavatse vabatahtlikult relvi maha panna. Nad on ellujäämisrežiimis. Relvad on see, mis hoiab nende kontrolli elanikkonna üle. Ja mis on veel selgeks saanud, võib-olla on see Iisraeli jaoks väga õnnelik, et maailmas pole ühtegi teist väge, kes oleks valmis ja suuteline Hamasi relvituks tegema. Ainus riik, kes soovis saata vägesid Iisraeli, et olla osa sellest rahvusvahelisest stabiliseerimisjõust, oli Türgi. Ja mida Türgi loodab teha, on tegelikult takistada Hamasi relvituks tegemist. Nad ütlevad, lähme sisse ja rajame siia oma tugipunkti. Põhimõtteliselt tähendaks see Hamasi sõjalise kohaloleku tugevdamist Gazas. Seetõttu pani Iisrael sellele veto. Iisrael ütleb, et Gaza sektoris ei tule maa peale ühtegi Türgi sõdurit. Seega ei ole ühtegi teist riiki, kes oleks valmis ja suudaks seda teha. Indoneesia pakkus mingil hetkel välja, et võiks saata vägesid, kuid kindlasti ei oleks see missioon Hamasi relvitustamiseks. Nad ei soovi Hamasi vastu tulevahetustesse sattuda. Nad võivad küll öelda, lähevad sinna humanitaarabi jagamist jälgima ja korraldama. Nii et Iisraeli kaitsevägi on ainus osapool, ainus üksus ja Huckabee ütles seda, ainus üksus, kes on valmis seda tegema, on Iisraeli kaitsevägi. Aga teisest küljest, ma arvan, et me arutasime seda eelmisel nädalal. Küsimus on selles, mis on kasu, kui Iisraeli kaitsevägi läheb uuesti Gazasse. Praegu on olukord selline, kus 20-punktiline plaan võtab vastutuse selle eest, mis Gazas toimub, Iisraeli riigilt ära. Iisraelile ei avaldata praegu suurt diplomaatilist ega rahvusvahelist survet. Iga päev ei ole pealkirju Gaza olukorra kohta. Ja see on Iisraeli jaoks hea, sest kui need pealkirjad uuesti tulevad, mis siis juhtuma hakkab? Iisraeli kaitsevägi läheb sisse, Hamas peidab end tsiviilelanike seas. Tulevahetused toimuvad, äkitselt hakkad jälle kuulma teateid kasvavatest surmajuhtumitest Gaza sektoris. Need on kontrollimatud surmajuhtumite arvud, kus väidetakse, et naised ja lapsed saavad surma. Ja siis ilmuvad kõik need pealkirjad. Ja siis hakkavad eurooplased ja teised rääkima Iisraeli boikoteerimisest ning võimalikest relvaembargodest, mida Iisrael endale tegelikult lubada ei saa. Siis võib tekkida olukord, kus rahvusvaheline kriminaalkohus ehk ICC hakkab taas välja andma vahistamismäärusi, mida Iisrael kindlasti ei soovi. Ja samal ajal hakkad sa sõdureid kaotama. Ma mõtlen, et see ongi kõige suurem oht. Sul on lõksudega kaetud Gaza sektor. Ja mis on siis kasu, kui sa relvitustad Hamasi muidugi?
kas see eemaldab ohu? See eemaldab ohu. Kas sa suudad kõik relvad kaasast eemaldada? Ei, sa ei leia kunagi kõiki relvi üles. Nii et kas sa suudad ideoloogiat hävitada? Ei, sa ei hävita ideoloogiat. Need inimesed on täielikult ajupestud. Nii et küsimus on, kui sa lähed sisse ja nõrgestad neid veelgi, ma mõtlen, meil pole enam rakette, millega Iisraeli ühiskonda karistada ja pommitada, nii nagu varem. Ja Iisraeli väegede positsioon on teistsugune. Iisrael kontrollib 53% Gaza sektorist. Oletame, et Iisraeli kaitsevägi läheb sisse ja relvitustab Hamassi. Mis saab järgmisel päeval? Järgmisel päeval palutakse Iisraelil taanduda ülejäänud 50% Gaza sektorist, mida ta kontrollib. Mis on midagi, mida Iisrael tõenäoliselt ei taha teha. Ja siis hakkab rahvusvaheline kogukond suunama miljardeid dollareid Gazasse Gaza sektori ülesehitamiseks. Ja see saab olema neile tasuks. Nad saavad endale parema Gaza kui enne 7. oktoobrit. Miks nad peaksid seda väärima? Nii et nüüd on olukord, kus nad on kaotanud 50% maast ja maa kaotamine on ainus keel, millest nad aru saavad. Kui sa tapad Hamasi terroriste, siis sa teed neist märtrid. See on selles ühiskonnas suur au, arvestades, kuidas ühiskonda on ajupestud ja õpetatud. Ainus asi, mida nad häbina mõistavad, on maa kaotamine. Praegu kontrollib Iisrael poolt nende maast. Nii et Iisrael peaks sisse minema ja neist märtreid tegema, et maa tagasi anda ja et miljardid dollarid saaksid sinna voolata. See ei ole isegi loogiline. mõistlik oleks Gush Katifi uuesti üles ehitada. See oleks selle loogika järgi mõistlik. Ma arvan, et kõige mõistlikum oleks luua tingimused, kus, ja me rääkisime sellest sõja alguses korduvalt, kus Gaza elanikud tahavad lahkuda, eks. Kui sa hakkad miljardeid dollareid kulutama ülesehitamiseks, et luua mingisugune Vahemere riviera, nagu Jared Kushner või teised räägivad, siis on neil igasugune stiimul sinna jääda. Kui on selge, et neid miljardeid dollareid ei hakata sellesse hävitustsooni ülesehitamiseks pumpama, siis loodad, et tekib avalikkuse surve ja nõudmine sealt lahkuda. Ja ma arvan, et olukord selle vabatahtliku väljarände soodustamiseks on praeguses olukorras parem kui siis, kui Iisrael tegelikult sisse läheks ja selle töö nii-öelda lõpetaks. Jällegi, tehniliselt oli nädalavahetusel relvarahu, kuigi Iisrael kõrvaldas Hamasi sõjalise tiiva juhi, Hamasi sõjalise juhtkonna ülema tegelikult. See toimus täppislöögiga Gaza linnas möödunud reedel. Tema nimi on Aldin Al-Haddad. Aldin Al-Haddad, üks 7. oktoobri veresauna arhitekte, on juht või uus juht. Ma tean, et Iisrael on kõrvaldanud Hamasi niinimetatud sõjalise tiiva tippjuhte. Me teame, et tegelikult pole mingit vahet nende niinimetatud poliitilise ja sõjalise tiiva vahel. Iisrael läheb vaherahu ajal sisse ja kõrvaldab selle juhi. Täpselt nagu Iisrael on tegutsenud Liibanonis vaherahu tingimustes. Kõrvaldades. Al-Haddad võttis üle Mohammed Sinmari koha, kes on Yahya Sinmari vend. Väga kõrge positsioon. Ja siin näete taas, et relvarahu definitsioon on erinev sellest, mis see varem oli. Varem tähendas relvarahu seda, et terroristid võisid aeg-ajalt Iisraeli pihta rakette tulistada ja Iisrael pidi vastamisest hoiduma. Ja siin on Iisrael väga aktiivne, isegi niinimetatud relvarahu ajal, et terroristid kõrvaldada. Nad teevad seda Gazas. Nad teevad seda ka Lõuna-Liibanonis. Nüüd räägitakse ka sellest, et Iisrael võiks potentsiaalselt jätkata operatsiooni Lõuna-Liibanonis. Ma arvan, et see on ebatõenäoline. Me just kuulsime teateid, et Iisrael ja Liibanon otsustasid ajutist relvarahu 5 päevaks pikendada, eks. Ja jälle, mida tähendab relvarahu? No, Iisraeli kaitsevägi tegutseb ja Iisraeli kaitseväge tulistab ka Hezbollah. Nii et relvarahu tähendab madala taseme konflikti sihitud Iisraeli operatsioone. Praegu tulistavad liibanonlased endiselt Iisraeli piirilinnade pihta, kuid nad ei tulista kaugmaa rakette Haifa ega Tel Avivi suunas. Nii et sul on selline vinduv olukord. Nii et sellel on Iisrael ja Hezbollah justkui nõustunud läbi kokkuleppe Liibanoniga, mis ei ole Hezbollah. Hezbollah ei ole tegelikult selle kokkuleppe osapool, kuid sisuliselt on arusaam, et see madalal tasemel vinduv Iisraeli sihitud rünnakud ja mõningate lühimaa rakettide talumine jätkub lähitulevikus.
aga te ei näe selle väga aktiivse võitluse juurde naasmist. Ja arusaam siin on, et Hezbollah on taandunud mitte ainult oma tugipunktidesse Beirutis, nagu nad olid selles eeslinnas nimega Davia ja Iisrael ründas Davias väga tugevalt. Aga nüüd usutakse, et Hezbollah viib oma peakorteri üles sunniitide linnaosadesse Beirutis. Kas Iisrael tahab nüüd hakata ründama sunniitide piirkondi Beirutis ja tekitada veelgi rohkem hävingut Liibanoni pealinnas? See on suur küsimärk. Ma arvan, et siin on hea argument, et Iisrael ei kavatse taas alustada suuri sõjalisi operatsioone ei Gazas ega Liibanonis, vaid pigem soovib säilitada selle uue status quo, kus nad ründavad ainult siis, kui neil on vaja rünnata. Sa juhid olukorda täiesti teistmoodi kui varem. Ja see ongi tegelikult strateegia, mida nimetatakse muru niitmiseks, eks? Inimesed ütlesid, et Iisraeli strateegia, see muru niitmise strateegia, ei toimi. Muru niitmine ei tähenda seda, et iga 3 aasta tagant lihtsalt natuke võsa maha võtad. See ei ole muru niitmine. Kui sul on õu, siis pead muru niitma iga nädal. Nii et iga kord, kui Iisrael näeb mingit liikumist, olgu see siis Gazas või Lõuna-Liibanonis, nad ründavad regulaarselt. Ja sa ei saa lõplikult neid ideoloogiaid hävitada ega nende kontrolli või mõju oma elanikkonna üle relvadega kõrvaldada. Välja arvatud juhul, kui oled valmis maavägedega sisse minema. Ja see tähendab riski, et iisraelased võivad neist tulevahetustes kaotusi kanda. Alex, meil hakkab aeg otsa saama, aga meil oli enne saadet võimalus rääkida. Sa veetsid just 2 nädalat Ameerika Ühendriikides. Ja sa ütlesid mulle, et jalutasid New Yorgis ringi, kõndisid New Yorgi tänavatel, kust sa pärit oled, ma arvan New Jersey, New York. Ja sa ütlesid, et inimesed olid väga-väga mures. Sa kasutasid sõna hirmul selle kohta, kuidas asjad Ameerika Ühendriikides New Yorgis arenevad. Räägi sellest, kui saad. Kas me räägime antisemitismist? Kas me räägime Mamdani taolistest inimestest Ameerikas? Milline oli sinu kogemus sellel reisil? Tead, üks asi on see vahetu füüsiline tunne tänaval. Ja ma nägin tõesti palju juute, kes kandsid jarmulkasid väga vabalt New Yorgi tänavatel. Ma olen näinud linna palju hullemas seisus kui sellel reisil. Näiteks Covidi ajal nägi kõik palju hullem välja. Võib-olla 1,5 aastat tagasi olin ma New Yorgis ja siis nägi tänavatel palju rohkem migrante ringi liikumas. Ja mingil põhjusel on praegu tänavatel vähem migrante. Seetõttu tundub olukord veidi rahulikum. Aga inimestega rääkides, ma esinesin mitmetel erinevatel üritustel Upper East Side'il ja Scarsdale'is ning mul oli palju kohtumisi. 10 kohtumisi, ma ütleksin, silmapaistvate juutidega New Yorgis. Ja nad ütlevad mulle, et õhkkond on väga ärev. Ja nad on mures Mamdani ja tema poliitika pärast. Eriti võeti New Yorgis hiljuti vastu määrus, mis ütleb, et meeleavaldajad ei tohi olla sünagoogile, palvekojale, juudi palvekojale lähemal kui 25 jalga. 25 jalga. See on väga lähedal. Ma mõtlen, see on umbes siit kuni juhtimistoa lõpuni. See pole üldse kaugel. Ma mõtlen, see pole üldse kaugel. Ja tead, mida on vaja selleks, et keegi või grupp inimesi, kes on 25 jala kaugusel, tormaks sünagoogi, kui nad otsustavad seda teha, eks. Need inimesed, kes protestivad, see ei ole nagu siin Tel Avivis kohtureformi protestid, kus 70-aastased naised hoiavad plakateid ja ütlevad biibilah, bla 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 bla. Nad lihtsalt teevad suulist ahistamist ja on tüütud. Need inimesed aga kutsuvad üles intifadadele. Olgu, ja me oleme juba näinud kasvavat vägivaldset antisemitismi. Selle määruse vastuvõtmisega ütleb linn, et meeleavaldajad tohivad end paigutada kuni 25 jala kaugusele sünagoogist. Ma mõtlen, see oleks pidanud olema nagu 150 või 300 jalga sünagoogist eemal. Või nad oleks pidanud ütlema, et sa ei tohi üldse sünagoogi lähedal protestida. Kui tahad protestida, siis tee seda avalikul väljakul või pargis. Sa ei saa minna protestima pühakoja ette, eks. Ja see määrus ei kehti isegi juudi kogukonna keskuse kohta. Või juudi kooli juurde, ainult sünagoogi juurde. Nii et tead, nad võivad isegi lähemale minna. Ma nägin eelmisel nädalal Brooklynis Hezbollah toetajate meeleavaldust, kes kõndisid juudi linnaosade tänavatel.
juudid seisid verandadel ja vaatasid, kuidas need terroristide toetajad olid otse nende kodude ees. jah, ma arvan, et see on väga hirmutav olukord. praegu pole olukord New Yorgis ilmselt nii hull kui Londonis või mõnes teises Euroopa osas. aga kui vaadata, kuidas asjad lähevad Londonis, kuidas need lähevad Pariisis, siis New York liigub samas suunas. nii et ma arvan, et muret on palju. Ja nüüd küsivad inimesed mult, et mida me siis tegema peame. Mina olen ajakirjanik, ma lihtsalt püüan inimestele uudiseid edastada, rääkida, mis on juhtunud ja kuidas toimuvat tõlgendada. aga tead, minu sõnum on olge valvsad. Olge praegu turvalisuse osas väga ettevaatlikud, olge tugevad, seiske kindlalt. Ärge laske meeleavaldajatel tunda, et neil võib õnnestuda sünagoogi rünnata. Olge arukad, olge organiseeritud. Relvastuge kõige sellega, mida teil on võimalik kaasas kanda. Keegi ütles, et mõnes kohas võib relvi kanda. Ma ütlesin, et kandke pipragaasi. Olge enesekaitseks välja õppinud. Saage aru, et olete nüüd teises ajajärgus. Te peate olema tugevad. Aga teine asi on olla uhke. Olge uhked selle üle, kes te olete. Teadke, et hindate kogu seda tööd, mida Iisrael on teinud, et olla edukas oma vaenlaste üle siin oma naabruskonnas. Ja olge otsusekindlad olla sama edukad ka seal, kus teie olete, oma vaenlaste üle. Lihtsalt olge uhked selle üle, et olete juudid. Lihtsalt jätkake seda, mida teete. Ja teine asi on muidugi see, et õpetage oma väärtusi oma lastele, eks. Ärge laske oma kooliõpetajatel, ülikooli professoritel, TikToki mõjutajatel ega poliitikutel õpetada teie lastele väärtusi. Ainsad, kes saavad teie lastele teie väärtusi õpetada, olete teie ise. Need ongi peamised sõnumid, mida ma arvan, et püüdsin inimestele edasi anda, kui nad küsisid, mida ma arvan, et nad peaksid tegema. Aga ma usun kindlasti, et inimesed peavad olema väga valvsad ja nad väljendavad mulle oma suurt muret praeguse olukorra pärast. See on muret tekitav, sellest pole kahtlustki. Meie vendadele ja õdedele teisel pool ookeani, olge hoitud. Sellega seoses, Aleksei, tere tulemast tagasi, väga hea meel sind tagasi näha. Alex Treiman, JNS-i tegevjuht, Josh Hastin, JNS TV korrespondent. Aitäh, et ühinesite meiega järjekordsel Jeruusalemma algatuse saates JNS TVs. Kindlasti tutvuge kõigi suurepäraste saadetega, mida JNS TV pakub. Andke meile super thanks ja tellige kanal. Külastage ka lehte jns.org, et saada värskeimmat uudist Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Soovin tänada kõiki neid, kes siin kulisside taga selle kõige toimumise võimalikuks teevad. Näeme teid järgmisel nädalal saates Jeruusalemma algatus siin JNS TVs.